Iga päev avab ukse uuele suhtlusele. Vahel piisab vaid pilgust, vahel ühest sõnast ja vahel ühest arvamusest. Aga millal on õige aeg öelda, mida me mõtleme? Kas alati, kui mõte tekib, peab see ka kõlama? Eriti, kui see puudutab teist inimest, tema valikuid, tegusid või välimust. Arvamuse avaldamine on oma olemuselt väike jõuakt. Isegi kui see on pealtnäha süütu. Meie sõnadel on jõud. Nad võivad tõsta, kinnitada ja rõõmustada, aga sama kergesti võivad nad haavata, häirida või panna teise end ebakindlalt tundma. Eriti tundlik on teema, kui arvamus puudutab teise inimese välimust. Me elame ajastul, kus keha, vanus, riietus ja ilu on saanud osaks avalikust arutelust. Samas on just välimus tihti kõige isiklikum, peegel nii sisemisele maailmale kui ka eluteele. Ja kuigi vahel tundub, et lihtsalt ütlen, mida näen, võib see teisele kõlada hoopis, ma näen sind läbi hinnangu, mitte empaatia. Millal siis on sobiv välimust kommenteerida? Ma ütleks, kui see on siiras, lahke ja toob rõõmu. Kui see on kompliment, mis ei võrdle ega alanda. See suhe peab olema usalduslik ja inimene peab olema valmis kuulma, mida sul öelda on. Ja kindlasti siis, kui seda sinult küsitakse. Aga kui pole kindel, kas teine soovib kuulda seda, mis sul öelda on? Kui sees on tahtmine midagi öelda, aga sa ei tea, kuidas see kõlab, siis on vaikimine tugevam kui sõna. Vaikus ei tee kunagi haiget. Vaikus jätab ruumi hingata. Ja vahel on vaikuses rohkem armastust kui 1000 sõnal. Täna hommikul tasub küsida endalt, kas ma kasutan oma sõnu selleks, et teisi tõsta? Kas minu arvamus on vajalik või lihtsalt harjumus? Kas ma valin vaikuse, kui sõna pole kindel? Sest viisakus pole vaid hea komme, see on südametarkus. See on oskus olla teise jaoks ruum, mitte kohtuotsus. Ja tõeline tänulikkus algab austusest, ka sõnadega. Aitäh ja peatse kuulmiseni!